Issand, tehisaru areneb nii kiiresti. See on nii palju targem kui mina. Varsti ei ole enam inimesi vaja. Ma jään sellest rongist maha. Ja me oleme kõik varsti tehisaru orjad. Oota, stopp, hinga. Vaatame, kuidas selle asjaga tegelikult on. Tere, mina olen Kristo ja paljud ilmselt tunnevad mind YouTube'ist kui seda tüüpi, kes ajaloovideoid teeb. No okei, rahunege maha nüüd. Seekord räägin ma tehisarust, aga alustuseks ikkagi natuke ajaloost. Kui ma küsin, mis aastal tehisaru välja mõeldi, siis mis sa pakud? Noh, võib-olla sa mõtled, et ChatGPT on nüüd paar aastat olnud, võib-olla tegeleti sellega juba paar aastat enne, kui see välja tuli, no 2020. Aga kui ma ütlen sulle, et tehisaruga toimetati juba eelmise sajandi keskel. Näiteks 1958. aastal lõi Ameerika teadlane Frank Rosenblatt sellise seadme nagu Perceptron. See pidi olema nagu elektrooniline aju, mis õpib ise ja võib tulevikus kõndida, rääkida ja olla teadlik oma olemasolust. Ajakirjanduses kirjutati, et varsti on arvutid inimajuga võrdsed ja oskavad kõndida ja rääkida. No, mis te arvate, mis juhtus? Selgus, et see suudab ainult umbes kujundeid eristama õppida. Keerulisemate probleemidega jäi see hätta. Inimesed pettusid, tehisaru arendamine pandi pausile. 1980. aastatel püüti luua ekspertsüsteeme ehk paneme kõik ühe valdkonna parimad teadmised arvutisse, loome tehislikud eksperdid, kes oleksid targemad kui inimesed. Näiteks sisestati infot igasugu haiguste ja ravimite kohta ning loodi masinad, mis pidid siis oskama diagnoosida ja ravimeid välja kirjutada. Ja siis pole ju enam arste vajagi. Aga kas sul on tunne, et arstid on kuhugi kadunud? Nii et tehisaru ei ole miski, mis eile ei kusagilt välja ilmus, vaid seda on arendatud varsti juba 100 aastat. Ja see areng on käinud lainetena. Alguses suur entusiasm, et kohe ongi meil masinad, mis mõtlevad nagu inimesed. Ja siis tuleb pettumus, niinimetatud tehisaru talv. Et tegelikult see tehnoloogia ei suuda pooli asju. Ei ole mõtet selle arendamisse raha panna. Ja siis jälle entusiasm ja jälle pettumus. Niisiis, kui sa kardad, et meid inimesi pole enam vaja, siis ära muretse. Me oleme juba siin olnud. Tõenäoliselt oleme ühe sellise vaimustuse laine tipul. Aga iga laine on lükanud arengut tagant ning andnud meile järjest uusi ja paremaid tööriistu. Ning iga lainega saame paremini aru, mida inimene suudab ja masin veel ei suuda.